Tere tulemast saatesse Kirkuse kiituseks. Meie oleme siin nagu ikka traditsiooniliselt 3 naist laua ümber ja selle saate teemaks on piibli naised. Ja täna on minu kõrval 2 väga erilist naist. Külvi Maisov. Tere! Tere, sina oled küll iga kord minu juures, aga ometi on nii hea meel taas kord sinuga jagada. Ja ma usun, et Jumal on andnud sulle taas kord väga palju põnevaid mõtteid, mida meile ka edasi anda. Igatahes ma olen väga tänulik sinu osaluse eest siin saates. Ja meil on siin vestluskaaslaseks Hele-Maria Kangro. Tere! Tere, Hele-Maria, sina oled küll olnud siin juba ka eelnevates vestlustes, aga täna oleme me jõudnud ühe väga huvitava naise elu juurde sinuga. Ja ma nüüd küsin, et kelle idee see oli, et me selle naise täna valime saatesse? Sinu, Külvi. No vot, nii et igatahes meil on täna ootel üks ma usun, põnev vestlus. Ja ma kutsun teid kõiki kaasa, tulge Apostlite tegude raamatusse 9. peatükki. Ja te leiate sealt ühe naise, kes tegelikult ei ole enam elus, vaid surnud. Ja tänane meie peategelane siis võiks öelda on Tabita. Ja. Kes see Tabita siis oli ja mis lugu temaga oli? See on nii lühike tekst, et võib-olla me peaksime alustuseks lihtsalt lugema selle teksti ette ja siis me saame edasi vaadata, et mis me siis oskame sellest edasi arvata. Ja ma loengi Apostlite tegude 9. peatükist ja alates salmist 36. Aga Joppes oli naisjünger nimega Tabita. See on tõlkes Gazell. Tema elu oli täis häid tegusid ja ta jagas palju almuseid. Aga neil päevil juhtus, et ta jäi haigeks ja suri. Ta pesti ja pandi ülemisse tuppa. Et aga Lüta on Joppe lähedal, siis jüngrid, kuuldes, et Peetrus on seal, läkitasid 2 meest tema juurde palvega. Ära viivita meie juurde tulekuga. Peetrus tõusiski ja läks nendega. Kui ta pärale jõudis, viidi ta ülemisse tuppa ja kõik lesknaised tulid tema juurde, nutsid ja näitasid särke ja kuubesid, mida Gazell nendega olles oli teinud. Aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palvetas ning pöördus ja ütles surnukehale, Tabita, tõuse püsti. Tema avas oma silmad ja tõusis Peetrust nähes istuma. Aga Peetrus andis talle käe ja tõstis ta püsti, hüüdis sisse pühad ja lesknaised ning seadis Tabita elavalt nende ette. Aga see sai teatavaks kogu Joppes ja paljud hakkasid uskuma Issandasse. Surm sai õnnistuseks kogu külale. Jaa, kust me siis nüüd seda lugu harutama hakkame? Kõigepealt võib-olla ikkagi alustaks selle naise nimest Tabita. Mida see nimi meile võiks üldse ütelda selle inimese kohta? Tabita on siis tõlkes tegelikult eestikeelne piibel ütleb juba välja, et ta on Gazelli tähendus, aga kreeka keeles siis Dorkas. Nii et kui sa loed kuskil mõndades võõrkeeltes, siis sama nimi, lihtsalt kas siis kreeka või arameia häälduses või kujundis on Tabita või Dorkas. Kas see võiks midagi ütelda ka selle koha kohta, kus ta nagu siis elas, see paik, Joppe, eks ole, mis tänapäevane Jaffa on Iisraelis, et see paik oli siis selline nagu sadamalinn tõenäoliselt, kus oli siis palju sükest rahvast, ka kreeklasi ja sükest, kus oligi võib-olla siis seda erinevat keelt ja kuidas siis pöörduti nii ühes või teises keeles. Ehk siis selline koht, mis oli siis väga elav ja liikuv, tundub nii. Ja ilmselt oli seal nii rikkust kui vaesust, mida oli võimalik siis tema 2-kordse maja katuselt või aknast ka näha, et kommentaatorid ütlevad, et see maja, kus ta nagu asub ja seal seda on võimalik täna ka veel isegi külastada, et siis ta on sellises asukohas tõepoolest, kus ta tõenäoliselt nägi päris kirjut tänavapilti ja ilmselt ta süda oli liigutatud sellest, kuidas tema rahvas elas ja mis seisus nad olid. Hele-Maria, mis sinu esimesed mingisugused mõtted tõusid üles, kui sa lugesid seda lugu selle mõttega, et nüüd sa peaksid teda tutvustama televaatajatele? Jaa, ma olen seda lugu palju lugenud ja ma väga armastan seda lugu, sest
Ma väga fännan neid inimesi, kes suudavad usku Kristusesse nii praktiliselt välja elada ja siin me näeme tõesti seda inimest siis, kelle nii-öelda matustele peaaegu, et me jõuame on ju selle episoodiga. Ja see resümee, mis tal on, et tema elu on täis häid tegusid ja ta on jaganud palju almuseid ja ta on olnud toimekas ja need lesed nutavad, ta on suhteid ehitanud, on ju. Miks nad muidu seal nutaks ja kurvastaks nii hirmsasti ja üldse võtaks nii palju ette, on ju, ka selle kõige nagu tagasipööramiseks. Et see on selles mõttes väga, väga kirev lugu. Ja mis puudutab selle tutvustamist, siis Külvi andis juba, ma arvan, mitmeid selliseid pilte ette, et võib-olla veel täiendada, et Jope ja siis Lüda linn, et nende vahe oli umbes 18 kilomeetrit ja vaatajale siis meenutuseks, et ega busse ja autosid ei liikunud toona, nii et seal siis, kui saadeti mehed Peetrusele järgi, oli siis see info jõudnud, et algkoguduse juht Peetrus on siin samas kiviviske kaugusel nii-öelda, aga siiski 4 tundi kõndimist tähendas see. Nii et mehed läksid teele, kõndisid 4 tundi Peetruseni, usku täis, et kui ainult Peetrus tuleks siia, siis me võime näha, kas nad nüüd oskasid eeldada, et päris surnuist ülestõusmist, aga igal juhul midagi väga vägevat pidid nad eeldama, et nad üldse võtsid selle teekonna ette ja Peetrus koos nendega kõndis siis 4 tundi tagasi ja väga kiire oli, sest ega soojamaa kliima, matused käisid väga kähku, tavaliselt päikseloojanguks prooviti juba ära matta inimene, kui ta oli lahkunud ja juba ta oli pestud, on ju, see oli ka üks matuseelne rituaal, et siis naise surnukehaga kindlasti ainult naised seal toimetasid ja need asjad olid kõik juba tehtud selleks ajaks, kui Peetrus jõudis. Nii et see on tõesti nagu vahetult enne hauda panekut, on ju, kus siis tegelikult me näeme, et see lugu saab täiesti ringi pööratud ja me näeme siin seda, et apostlid jätkavad siis Jeesuse imetegusid, nii nagu nad jätkavad ka tema õpetuse kuulutamist. Ja me näeme ka järjepidevust muidugi Vanatestamendi prohvetitega, et ka Eelia ju äratas surnuid üles ja nendel lugudel on nagu palju sarnast, et Jumal on selles mõttes läbi aegade õnnistanud teatud hetkedel oma järgijaid sellega, et nad saavad nii vägevaid asju tunnistada. Ja huvitav, et just see Eelia lugu praegult meenutab ka, et tegelikult just leskedega. Lesed on nagu ühine teema tihtipeale nendes ülesäratustes, et leskede seisundi kohta võib-olla sa oskad midagi täpsemalt isegi rääkida, et mis sellel ajal see tähendas. Aga Jumala silmad on leskede peal ja me näeme seda nagu läbi piibli kogu aeg. Ja Eelia läks Sareptasse lesknaise juurde ja Jeesuse teenimisest on ka üks ilus lugu, kuidas Naini külas tassitakse ka siis oma ema ainsat poega välja surnuna ja Jeesus hakkab nii haledast. Et see taust on jah see, et toonane juudi ühiskond oli, võiks öelda täielikult perekeskne ja olid sellised üksused nagu siis heebrea keeles Beit Av, mis tähendab põhimõtteliselt nagu siis patriarhaati, kus kogu siis suguvõsa nagu kõikide liikmete sissetulek, identiteet, turvatunne, kõik tuleb sellelt suguvõsa isalt või vanaisalt nagu. Ja tema lapsed ja tema lastepered on kõik tema vastutusel, tema hoole all, tema kaitse all, see isa kehastab kõike seda, mis meil tänapäeval kogu sotsiaaltöö ja sotsiaalstruktuur ja Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet ja kohalik omavalitsus ja kõik nagu on. Ja see tähendas seda, et naine oli oma positsiooni mõttes kõigepealt oma isa tütar, siis oma mehe naine ja siis oma poja ema ja kogu aeg see nagu varustatus ja selline kasutatakse isegi mõistet nagu eluliin, see käis siis meeste kaudu. Ja nüüd, kui selles mõttes sa kaotad oma mehe ja sul ei ole poega, siis see tähendab sõna otseses mõttes, et sa võid nälga surra.
et sinu nagu see eluliin täielikult katkeb, sest mitte kuskilt sul ei ole abi saada. Et see on selles mõttes väga erinev ühiskonnakorraldus sellest, mis on täna ja sellepärast piibel väga palju adresseerib ja juudi kultuuris ja pärimuses ka meeletult olulisel kohal siis lesknaised ja vaeslapsed, sest nemad on totaalsed heidikud nagu selles mõttes selle ühiskonnakorralduse kontekstis ja nemad sõltuvadki täielikult teiste armust. Ja me näeme, kuidas Jumal oma armu välja elab just nende suunal väga tihti. Üks huvitav asi, mis Tabitaga tuleb ka, on tihtipeale piiblis, kui kirjeldatakse kedagi, kes on mingisuguses sellises loos osaline, öeldakse, kelle tütar ta on või kelle naine ta on. Tabita enda puhul ka ei ole mainitud ühtegi sugulast tegelikult. Et täiesti võimalik, et ta on lihtsalt üks vähekene jõukam lesk. Et kui rikkam mees on näiteks surnud, siis varandus jäi küll lesele. Nii et tõenäoliselt see isegi, et tal, nagu ma juba ütlesin, maja on või see, et tal on selline võime ka osta seda villa ja lina ja õmmelda ja et tal need vahendid on ja võib-olla ka suhted. Et see näitab seda, et tal tegelikult oli millest neid aidata. Ja ta oli oma huvitaval kombel siis suhteliselt võib-olla jõukamana siiski oma südame pannud nende kõige heidikute peale, et ta oleks võinud ka teistmoodi ju kogudust teenida või lihtsalt rahaliselt toetada mingisuguseid tööharusid või mis neil sellel ajal on. Nii et täna vaadatakse Dorcast just vanakiriku seisukohast ka otse kui sotsiaaltöö või sellise leskede ja orbude hoolitsemise siis nagu algatajana või väikse seemnena, et katoliku kirikus näiteks ja ortodoksis ka on ta siis üks pühakutest just nende eest hoolitsemisel, mis tundub loogiline, kui sa siit loed. Tabita missioon on midagi sellist, mida võib päris palju suuri, jaa. Just kõige vaestemate eest hoolitsemine tihtipeale mitmed suured organisatsioonid just kasutavad küll tema nime ka. No nüüd me jõudsimegi selle väga olulise punkti juurde, et me enne saadet ka natuke rääkisime siin sellest, et mis on see tõeline Jumala teenistus. Et juba nii Vanas testamendis kui ka muidugi uues, aga Vana testament nii selgelt toob esile selle, et hoolitsemine nende vaeste ja viletsate eest on Jumalale meelepärane. Ja tegelikult see on tõeline Jumala teenistus, see ongi see kõige õigem asi. Kuidas me seda võiksime nüüd, kui me juba jõudsime praegu siia punkti, jääme siia võib-olla seisma ja mõtleme nagu endi peale, oma kaasaja peale, et meil ju hetkel tegelikult ei ole enam tavaliselt nii suur vajadus, et ütleme, vaeslaste jaoks on ikkagi, eks ju, orbude kodud, nad nii-öelda, neil on ikkagi toit on nagu laual ja riided on seljas ja ka väga paljud lesed, eks ole, meil on ikkagi ka ju pensionid ja toetused on olemas, et kuidas me peaksime nagu lugema võib-olla sellist käsku kaasaja koguduses või mis see meile nagu täna võiks üldse anda üleskutsena või mõttena? Jah, see on hea küsimus ja ma arvan, see on suur väljakutse kogudustele, et mulle meenub isegi, kuidas ükskord, kui ma olin veel Moko ridades ja rajasime siis mosaiikkoguduse ühe kogukonna Kristiinesse ja kutsusime siis oma kortermaja naabrid kõik pannkooke sööma ja tahtsime nagu midagi väljapoole teha ja keegi ei tulnud ja meil oli see hunnik pannkooke ja siis mõtlesime, et aga lähme siis jagame tänavatel laiali on ju, et Tallinn suur linn ja nii ja siis lähed ja järjest inimesed ütlevad, oi kuule tead, ma ise sõin ka just pannkooke, et oi, mul on kõht täis ja mul on kõht täis ja saadki aru, et ei ole vajadust selle koha peal on ju, et ja ma arvan, Eesti kogudused on ka hästi näinud nagu sellist sotsiaaltöö kõrgperioodi 90ndate alguses on ju, kui riik iseseisvus ja inimestel oli tõesti polnudki süüa midagi, polnudki midagi selga panna, on ju, et väga vaesed ajad ja väga paljud kogudused tegid väga aktiivset sotsiaaltööd just. Ja nüüd on need vajadused nagu hoopis muutunud. Ma ise töötades inimestega nõustades ka väga paljusid töötuid. Üks vajadus küll, mis ma näen, on see, et inimesed on kohutavalt üksildased ja nad on kodus oma ekraanide taga ja neil ei ole sõpru. Võib-olla parimal juhul on psühholoog ainult, aga psühholoog ei saa sulle ka sõber olla, et inimeste suhted on ikka väga puudulikud ja kehvad ja hästi suured nagu hingehoidlikud vajadused.
on kindlasti üks element, ma arvan, üks element paljudest, et kindlasti vaatamata sellele, et meil on igasugu tarku ja ma arvan ka Jumalat austavaid sotsiaalsüsteeme välja mõeldud, siis meie ühiskond on ikkagi kaugel sellest, et ma arvan, Jumal sellele nüüd väga suure rõõmu ja rahuldusega vaataks, et kindlasti on siin pildil väga palju asju valesti. Iseasi, kas me oleme valmis nendele koledustele otsa vaatama ja käised üles käärima. Huvitav Tabita puhul on ka see, et nagu juba juttu oli, et ta perekonda ei ole mainitud ja ometi on tal nii palju armastust. Nagu nüüd just see, mida sa välja tood, et kui inimene jääb üksinda ja tal ei ole päris elavaid suhteid teistega, siis tal ei ole ka neid, kes kutsuks Jumala poole tema eest, eks ole, kui on vaja surnuist üles äratada, et see on veel omaette teema. Aga mõte selles, et kui sa oled üksinda, siis inimesed võivadki hääbuda täiesti üksinduses. Aga et kui sul on nüüd nagu siis kogudus, ütleme ausalt, see, kuhu Tabita investeeris kogu oma energia ja kogu oma südame, ei olnud küll ainult kogudus. Tekstist me saame aru, et hiljem, kui ta üles tõusis, siis Peetrus palus spetsiaalselt just nimelt need õed ja vennad sisse tulla, pühasid kutsus sisse. See tähendab, et tegelikult oli ta puudutanud ka palju teisi inimesi selles paigas, ta oli vaeste eest. Aga et ta oli teinud kogudusest enda nagu sellise pärusmaa, nagu et need on need, kelle minu ülesanne on nende eest hoolitseda. Minu perekond. Nende käeg, see sama patriarhaat, mille sa nii ilusti välja tõid, nemad on minu õed ja minu vennad, mida Jeesus väga hästi ütleb, et see, mida te olete teinud nendele pisukestele, on see, mida te olete teinud minule. Et tema südames kuidagi see oli väga elavaks saanud, et see on õige Jumala teenistus, nagu Jaakobus ütleb. Ja ma mõtlen ka nüüd, et seal on üks oluline element, on need riided. Et ükski detail ei ole ju niisama ka päris siin piiblis kirjas ja siin on hästi huvitav, et kogu selle asja juures, kus me näeme, kus teda jäid leinama üks suur hulk pereliikmeid, kes ei suutnud kuidagi ilmselt aktsepteerida selle faktiga, et seda inimest enam olemas ei ole, et see pole lihtsalt võimalik, ta peab olemas olema, järelikult tal jäi midagi pooleli, järelikult ta oli midagi niivõrd suurt tegemas ja võib-olla, et ei olnud ka, et need kingad olid ka nii suured, et ei olnud kellelegi anda neid nagu edasi. Et muud varianti ei jää üle. Ühiskonnas oli üks nagu nurgakivi, mida taheti ära võtta. Teatud mõttes sellele tema aeg ei olnud ilmselgelt siis käes. Ja siis nad näitasid neid riideid. Väga huvitav just, et kõiki neid riidetööke, neid tuunikaid, kas need olid isegi osad tõlked just nagu annavad aimu, et nad kandsid neid riideid ka nagu. Et nad näitasid, et näe, mitte see, et neil oli mingi näitus seal, eks ole, aga et tõepoolest ta on meile, me vajame teda, ta on meid toetanud ka, ta on meile andnud. Et see on see naine, keda me leiname, me armastasime teda, vaata seda tõendit, et see on nagu nii huvitav, et nagu perekond on ka riietus, vaata piiblis väga olulise tähendusega tegelikult. Et see on üks esimesi Jumala armu vormi või viisi nagu ka väljendusi, et Jumal ju andis ka inimestele esimesed riided, ehk siis see riiete teema Adam ja Eeva kasutasid enda katmiseks riideid ja see õigluses riietumine on, eks ju, mida me saame lugeda. Ja Saaja räägib seda kuni Hiobini ja Uue Testamendini ka neid riietumispilte ja Kristusega riietumist. Et siin on ka väga huvitav, et see on kuidagi eriliselt esile toodud, see tema. Ja alasti olek nagu vastandina, siis on see, kus sa oled täiesti haavatav, eks ju, et igaüks võib teha sinuga või haavata sind, kuidas tahab, et sul ei ole seda kaitset ja ta andis neile ka sellise, ta austas neid selle tööga. Ta tõi nad uuesti inimlikkusesse tagasi, et ta andis neile väärtuse. Aga ma mõtlen ka seda, et huvitav, et vahel meie tänapäeva ühiskonnas, sellises heaolu ühiskonnas ütleme, oi, meil on ainult inimese pärast vaja, aga meil ei ole neid ega me tema tegude pärast ei nuta, aga siin juudi ühiskonnas see oli umbes, et vaata, meil on kõike just seda vaja, et see, mida ta endas, see tema vili. Need esindasid tema hoolt ja armastust ja teenimist, eks ole. Sest piibel konkreetselt siin salmina kirjas, kus ta ütleb, et ta oli rikas heade tegude ja heade andide poolest. Ja inimesed tõepoolest ütlevad, vaata, siin on tema viljad. Ja see ei ole veel aeg, kus ta peab minema. Nii et ta pidi piisavalt noor olema, et see ei tundunud, et ta rahus nüüd surma läks, vaid et midagi on katki lõigatud ja nad ei jäänud rahule. Ja vahepeal inimesed mängivad ka selle mõttega, et huvitav, et mida minu matustel räägitakse.
ja noh, siin me nüüd näeme, et mis on see, mis inimesest järgi jääb. Ja ma arvan, et see võiks väga mõtlema panna tegelikult tänast inimest, kes nagu planeerib oma elu ja tegemisi väga selle ümber, et mida ma tahaks veel saavutada, mis mul on veel kogemata, nagu mis elamused on ju, mis ma kõik tahaks läbi teha, on ju, aga et tegelikult see, mis järgi jääb, on see, mis sa teistele tegid, on ju. Ja noh, mina oma igapäevatöös, kui ma pean inimesi nõustama ja aitama neil ka nagu ametit leida või uut ametit leida, siis ma olen täheldanud, et tegelikult paljud inimesed ei leia tööd sellepärast, et nad ei tahagi mitte midagi enam teiste heaks teha. Et see narratiiv on nii jõuline, et mina ja kõik, mis ma teen endale ja nagu ma pean ainult ise saama sellest tulu. Ja tegelikult siis sa ei leiagi tööd, sest siis on kõik asjad hobi, on ju. Noh, ma meigin ainult iseendast, ma teen oma aia ilusaks, on ju, ja ma ehitan endale midagi ilusat, ehitan endale ilusa maja ja nii edasi, on ju, et ükski neist ei ole ju töö, on ju, et töö eeldab ikkagi seda, et ma kuskil nagu ühiskonnas panen oma õla alla, on ju, et meil kõigil oleks siin parem. Ja ma arvan, et selles mõttes on Tabita nagu suurepärane näide just sellest inimesest, kes suutis niimoodi elada, on ju, hästi tähendusrikast elu ja hästi ennast ohverdavat elu, on ju. Et seda jõukust, mis iganes viisil ta selle sai, on ju, ta oleks võinud ka lihtsalt ju nautida ja iseenda peale kulutada, on ju, ega me ei teaks ka temast midagi. Et ma olen oma elus korra olnud ka ühe alkohooliku matustel, kus oligi tegemist inimesega, kes oma elu hävitas järjepidevalt aastakümneid ja need vähesed, kes siis tema matustele kokku tulid, ma nägin, et väga otsisid nagu mingeidki häid tegusid tema elust, mida siis nagu esile tuua, et tegelikult kunagi ta aitas mul autot parandada või midagi, et nii väga prooviti nagu, et saaks midagigi nagu välja sõeluda, on ju, et millest siis nagu rääkida ja mis oleks see pärimus, mis siis nagu elab meiega, on ju, edasi nüüd, kui teda enam meie keskel ei ole. Ja see oli minu jaoks väga mõtlemapanev kogemus nagu. Ja ma kardan, et neid matuseid tuleb nagu pigem juurde, kus väga peab neid sõnu nagu otsima ja võib-olla neid pisaraid ka ülearu pole, sest see inimene nagu elas rohkem nagu iseendale. Et ma arvan, Tabital on palju nagu kristlikum pärand siin ja ma arvan ka eriti nagu kristlastele on siin oluline sõnum, et juba see mitu korda läbi käinud Jaakobuse kirja viide, et Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses, et me julgeks nende viletsatega nagu tööd teha ja neisse panustada ja me nagu näeks sellest ka seda vaimulikku mõõdet, on ju, et vaimulik elu ei taanduks nagu tarbimisele, on ju, või ka sellele, et mis ma enda jaoks teen või et ma mõtlengi koguduse elust ainult, et no see jutlus ikka ei andnud mulle tahket toitu piisavalt või et no ma ei tea, oleks võinud ikka paremat muusikut kutsuda ju Jumala teenistusele, on ju. Et see on ka, mida ma sellest sain täna. Et täna ei saanud seda nii head toitu. Mulle meenub sinu juttu kuulates ka see ilmutuse raamatu kirjakoht, kus ta räägib, et ja see pruudil on need säravad rõivad, millega me läheme issanda ligiollu ja need on Jumala poolt antud teod, need on head teod. Et see on nagu Kristuse pruudi hiilgus, kirkus. Ja siin naljaga pooleks võib ju öelda, et Tabita läks taevasse, et miks ta peaks tagasi tulema, et sinna õmblusmasina taha siis tagasi istuda, eks ju. Me nüüd teame, et ta ei õmmelnud masinaga. Aga just nimelt juutidel ka ja tegelikult see on väga piibellik, on see, et Jumala auks on head teod Kristuses. Need jumalikud teod, mis meile on antud ja Tabita oli pihta saanud sellele, kus Jumala süda oli ja tema vilja kandmine jäi kuidagi poolikuks, et juudi mõtlemises see oli, et ta ei ole veel täit vilja sisse toonud. Et loomulikult tal on parem olla Jumalaga, aga kõikides asjades, täpselt nagu Paulus ütleb, et mul oleks ju parem minna taevasse. Aga teie pärast ma olen veel siin. Just. Et sama mõte, eks ole, et meie parem tulevik ootab, kus tõesti toit alati maitseb hästi, miski ei kõrbe ja me saame puhata, meil ei ole pisaraid ja ei ole haigust enam, see aeg on tulemas. Aga et praegult on see heade tegude, enese investeerimise, teineteise armastamise Kristuses aeg. Ja see on väga kallis aeg.
kas see on midagi sellist, mida võib-olla sellised karismaatilised evangeelsed kogudused on natuke pidanud võib-olla mitte nii tähtsaks või fokusseerinud rohkem vaimulikule sõnumile ja võib-olla mõned sellised näiteks katoliiklikud kogudused on kuidagi rohkem osanud nagu seda nagu ellu viia, seda sama käsku, et mulle nagu tundub, et me ei tohiks nagu neid pisiasju elus ära unustada, et mitte ainult usk ei ole see, mis on oluline, et mina usun, Jaakobus ka ju, eks ju, üritab tasakaalustada neid tegusid ja usku, vaid et tegelikult me mitte ei tee häid tegusid, eks ju, et saada õndsaks, et saada heakskiitu, et saada päästet, aga me teeme häid tegusid sellepärast, et meie oleme ja me näeme, et meil on nüüd see eesõigus teenida teisi, sest see on Jumalale meelepärane, see on tema soov. Ja ma isegi mõtlen, et see võiks isegi alata võib-olla kas või sellistest väikestest asjadest, et ma teen ka häid tegusi oma pisikeses perekonnas. Ja. Me kuidagi vahel kipume nagu unustama ka ära need perekonnaliikmed, kes on meil lähedal ja mõtleme, et me peame neid häid tegusi tegema neile, kes on seal kaugel. Lähme Aafrikasse lastele appi ja no eks ju kõik see. Aga võib-olla mu oma pere on unaruses ja võib-olla see, et ma näiteks ka neile teen seda rõõmu ja teenin ka neid mõne kas või sellise igapäevase hea asjaga võib-olla täpselt samamoodi nende ellu õnnistust toov ja üles ehitab. Või siis meie oma, eks ju, kohalikes kogudustes või kogukonnas, kus me elame. Et ma arvan, kogudused võiksid nagu ka seda väga praktilist poolt hakata uuesti nagu tõsiselt kaaluma, et mis on nagu see tasakaal, kuidas Jumal tahab, et me oleksime sellele paigale õnnistuseks oma heade tegudega ka. Mitte ainult sellega, et me palvetame nende pärast, et nad siia kirikusse tuleks, vaid et me kuidagi näitame, kes me oleme ja Jumala armastust nagu väljapoole. Ja selle vastu isegi Piibel mõnes kohas räägib, ütleb, et oi, kuid vaene tuleb sinu juurde ja ütleb, et aita mind või naaber, eks ju, ja sa ütled, oota, ma palvetan su eest, mine nüüd oma teele. Eks ju, et see on see sama, et ma olen nii vaimulik, ma teen sul kõik hästi ära, aga oma rahakotist ma nüüd sulle küll raha ei anna, eks ju. Aga teine asi, mis mõte mul tuleb lihtsalt on see, et meil on vaimuviljad ja vaimuannid. Ja vaimuannid on need, mida võib-olla tõesti need karismaatilised kirikud ajavad rohkem nii-öelda fookusesse. Ma arvan, need on äärmiselt olulised. Ja Piiblis nad ongi tegelikult läbi vaimu ainult me saame Jumalat teenida. Eks ju, nendega me teenimegi. Just, me ei saa lihas teenida. Aga tõsi on see, et Jumala vaimust tuleb välja ka vili ja vot seal on nüüd head teod, kannatlikkus, läbimurdmine sealt, kus on väga raske ja teineteise nägemine ja just mitte endale elamine, eks ole. Ja Saksa koguduse rajaja Dietrich Schindler pakub näiteks sellise meetodi, et minge oma koguduse tiimiga tunniks või 2 jalutama ümbruskonda linnas või Alevis või kus iganes see kogudus siis koos käib või kus need inimesed elavad vähemalt. Ja märkige endale üles, et mis siin on koledat. Ja tulge siis kokku ja arutage ja siis valige midagi, mis te siis ette võtate. Näiteks teetegi mingi mänguväljaku korda, ära soditud kõik, lähete küürite seda. Ja uskuge mind, küll siis tulevad inimesed küsima, et miks te seda teete. Ja siis tuleb ka nende evangelikaalide lemmikosa, saab siis jagada ja kuulutada. Aga just, et leia siis midagi koledat, leia, kus see, et kui need ei ole lesknaised ja vaeslapsed, aga kes need on viletsuses? Reaalne abi kuskil, käsi külge lüüa ja. Ja, väga põnev. Ma arvan, mõtteainet meile kõigile tegelikult. Aga huvitav võib-olla on see lihtsalt et ikkagi mindi ja joostigi Peetruse järel. Usk nagu. Ehk siis järgmine asi, millele minu pilk isiklikult peale jäi, olidki need inimesed, kellel mõte hakkas väga kiiresti tööle. Ütleme nii, et tõepoolest nad kuulsid, et Peetrus oli seal lähedal. See Lüta, huvitav lihtsalt geograafiline fakt, tänapäeva Lot on tegelikult Tel Avivi Ben Gurioni lennujaama kant, kus siis nagu Peetrus samal ajal viibis. Ja tõepoolest, Jaffa on natukene eemal, aga info tõenäoliselt liikus ja seda imet, et Peetrus sattus sellel ajal olema nii lähedal, kõigest 4 tundi, eks ju, kõndimist või mis tempoga matkamist või mis neil seal abiks oli. Et nad ei viivitanud ka, nendel oli mingisugune teadmine, võib-olla see oli lausa, ma ei tea, vaimustantud selline sõnum.
et nüüd, aga see usk igatahes ja mis on veel ju ka tegelikult täitsa selge, et see ei olnud ju tavapärane, et nad kõik seal muudkui surnust üles tõusid. Me näeme küll, et olid paljud imed ja tunnustähed, mis sündisid apostlite ja ka Peetruse läbi. Ta käis ringi tänaval, tema vari tervendas lausa mööda minejaid. See oli väga eriline, aga me väga ei loe, et nad kõik muudkui üles tõusid. Ehk siis see, et see siin on fikseeritud, näitab, et see oli ikkagi üks haruldasemaid juhtumeid, vähem esinevaid. Ei oska öelda, eks ju, kui palju seda veel oli, mida ei ole kirja pandud. Võis olla ka. Aga et kus neil siis nagu tuli nüüd nagu see usk, et võt nüüd ikkagi meil on nagu seda imet vaja. See pidi olema väga elav usukogukond, kes hoolimata oma toimekusest õmmelda ja teenida, olid usus nagu väga vaimulikult nagu elavad ja tugevad. Et milline õnn on olla sellises kogukonnas liige. Ta pidi ikkagi olema täiesti selgelt üks usu kogukond ja tõenäoliselt ikkagi paljuski naised. Need olid lesed, eks ole ju. Ja Tabita ise ka. Aga läkitasid mehed siin. Aga läkitasid mehed jooksma. Kellelgi olid mehed ka. Just. Ja teine asi, et Peetrusel oli usk. Peetrus oleks võinud ju öelda, et oodake, mul on siin mõned asjad pooleli. Aga huvitaval kombel Jumal nii tihti vaatab lihtsalt seda, kas sa kuuled mu häält. Kas sa oled valmis olla katkestatud selles, mis sul on parasjagu käsil? Et mis oli see, et Peetrus ütles, ma tulen nüüd kõnin teiega ka 4 või rohkem tundi. Et see pidi küll olema Jumala. Selle ühe naise pärast, eks ole, kes lihtsalt suri ja neid ju suri seal ikka, eks ju, et ega see ei olnud midagi sellist nüüd imelikku. Inimesed ikka lahkuvad. Või siis see oli ka jällegi kogukond, mis oli ka Peetrusele ja nendele apostlitele südamelähedane ja tuntud. Me ei tea võt seda, et kui palju neid suhteid varem oli olnud, aga piisavalt, et nad teadsid Peetrusest ja et ta oli seal. Et see suhe oli ka olemas. Ja ma kujutan ette, et Peetrusele võis tulla selline déjà vu hetk ka, sest et tegelikult ta oli ju näinud ja olnud sellise sündmuse tunnistajaks. Kui me nüüd nagu loeme, mis ta tegi, siis ta tegi seda, mida ta nägi Jeesust enda eest tegevat, kui ta sinna majja ükskord jõudis. Peale seda, kui need samasugune olukord, nagu oli selle Jairuse sünagoogi ülema tütrega, et seal olid need käratsejad ja itkejad ja leinajad ja ütleme, nende viisil leinamine oli minu arust väga lärmakas, nii palju kui mina olen aru saanud, siis see oli lausa selline tseremoniaalne nutmine ja mida iganes nad veel tegid sinna juurde, eks ju, Marietega ja kõik, et väljendada seda leina, et see võis olla päris ärritav mingis hetkes, kus sul oli vaja seda usuvaimu kuidagi üles õhutada endas. Ja nii nagu Jeesus ajas välja kõik üleliigsed inimesed, välja arvatud selle tüdruku vanemad ja siis Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, et nii tundub, et Peetrus oskas ka juba nüüd tegutseda, aga nüüd oli tema see, kes pidi selle enda usu peale välja astuma. Ja me loeme, et Peetrus heitis põlvili ja palvetas ning pöördus ja ütles siis surnukehale. Tabita, tõuse püsti. See Tabita tõuse püsti meenutab ka neid Jeesuse sõnu, kui ta ütles sellele tüdrukule, et väike tüdruk tõuse püsti, sest konkreetselt see oli siis Talita kumi, eks ole, ja nüüd on Tabita kumi, et väga-väga sarnase kõlaga sõnad, väike tüdruk ja Tabita. Kusjuures ta oli nüüdseks kreekakeelses, nüüd tuleb see Dorkas, siis, mis on ka sel kreeka keeles, et tegelikult teda sellel ajal kõnetati selle nimega, aga Peetrus kutsub teda tema oma emakeeles selles Tabita. Just nimelt Tabita, arameik siis, aramea keeles. Mis ma arvan on ka oluline. Ma olen mõelnud selle peale, et kui sa kuuled asju oma emakeeles, kui sa kuuled Jumala sõna või evangeeliumi oma emakeeles või kui sa kuuled oma nime, siis selles on vägi. See on nii huvitav, et tegelikult see oli ilmselt ka täiesti teadlik, et ma tean, kust sa tuled, ma tean, kes sa oled. Ja me näeme siin loo lõpus, et paljud inimesed hakkavad uskuma issandasse selle tunnistuse peale, seda siis oma enese silmaga nähes ja ega Jumal tegutseb tänapäevalgi ja mina isiklikult ei ole näinud kedagi surnust üles tõusmas, aga ma olen kuulnud lugusid nendelt, kes on näinud ja näiteks Tartu Saalemi koguduses oli mõned aastad tagasi selline juhtum, et
et üks inimene Jumala teenistuse ajal suri, kiirabi tuli, dateeris surma ja see inimene ärkas üles. Ja see oli väga huvitav, et kui me abikaasaga korraldasime Ilmatsalu alevikus Tartu külje all alfa kursust, siis meil olid seal mitmed nüüdseks pensionile läinud meedikud, kes siis mäletasid seda lugu ja ütlesid, et et tõesti, et arstid ei osanud ka muud öelda, et see pidi küll ime olema. Et sellised asju ikkagi on ja selles mõttes minu meelest tuleb siin nagu see Jumala loomus välja, et kuidas Jumal nagu ei karda seda, kui asi läheb nagu täiesti lootusetuks. Et me inimestena nagu me ei tahaks üldse, et need lood nii kaugel läheks. Ei tahtnud ka ükski Jeesuse järgijateks, et Jeesus sureks ristil, on ju, et see oli nagu täiesti mõistetamatu, on ju. Ja Jumal nagu ei karda seda, et asi läheb nagu täiesti nii mutta ja kraavi ja pimedusse ja justku nagu kurjuse meelevalda, on ju, et kõik on nagu kadunud ja kaotatud. Ja siis nagu sellest tõusta, on ju, ja tõsta kõik nagu tuhast välja ja tegelikult pöörata selle linna käekäik täiesti, on ju, et suurendada seda usu kogukonda, on ju, läbi selle ime, on ju, suurendada nende usku, on ju, kes on usus välja astunud ja need 4 tundi mütanud seal ühtepidi ja teistpidi. Näe, Jumal kuulis ja tegi siin ka. Ja. Tõsi ta on, et läbi surma tihtipeale, kas ei ütle sõnagi, et see me peab surmast läbi minema. Et me tõesti tahame alal hoida oma elu või oma asju või inimese elu enda kõrval. Aga Jumala sellised suurimad teod on käinud tõepoolest sealt läbi, kus enam inimese käsi ei saa aidata mitte mingil juhul. Ja siis me ütlemegi, et see on Jumala sekkumine. Jälle Jumala sekkumine. Ja Johannese evangeeliumis 5. peatükis 24. salmis Jeesus ütles nii, et tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Nii et Tabita oli küll just nagu surnud, aga tegelikult ta oli läinud surmast ellu ja ma kujutan nagu ette, et see tema tagasitulek võib-olla isiklikus plaanis, nagu sa ütlesid, ei olnud mitte positiivne, sest et tema oli juba olnud nägemises, eks ju, usust nägemisse läinud, aga teades, et see on vajalik nagu selle maailma jaoks ja paljude inimeste jaoks, ma kujutan ette, et see, kas sa oled surnud või sa oled elus, sa oled ikka võidus. Ja see kõneleb isegi pühade inimeste surm võib olla nagu niivõrd õnnistav ja kõnekas, et ma arvan, et Jumal on siia sisse ka pannud nagu nii palju selliseid õpetust ja julgustust ja lootust, et ükskõik, kas sa oled siin või sa oled seal või sa oled hauas, sa oled juba läinud ellu tegelikult. Nii et Tabita, tema nagu, muidugi ma arvan, tal ei olnud valikut, kui Jumal ütles talle, et sa lähed tagasi, siis sa lähed tagasi, sest Peetrus ütles, aga ma arvan ka, et Jumal teadis selle inimese südant ja ma arvan, et ta ei tee ka midagi vastu meie täielikku nagu soovi. Nii palju, kui mina olen kuulnud lugus inimestest, kes on käinud teispoolsuses ja kohtunud seal, loojaga on ka öelnud, et kui on olnud see olukord, et Jumal on öelnud, tead, tegelikult sind väga vajatakse siin maa peal. Väga-väga palutakse su pärast, et sa tuleksid tagasi. Siis üsna mitmed on öelnud, et Jumal andis mulle võimaluse tegelikult valida. Aga ma valisingi selle armastusest, olles juba kogenud seda, kui suur on Jumala armastus. Ma valisin selle valusa tee, et ma lähen tagasi, sest tegelikult ta ei tõusnud ju üles selles mõttes surnust, et ta ei läinud taevasse. Ta tuli tagasi siia sellesse ihusse, mis on ikka väga, väga vilets ja kitsas. Ta jätkas seda teekonda esimesel astmel. Aga meie jaoks on see muidugi, kes me maha jäime, on see väga suur kinnitus Jumala armastusest ja selleks on nii paljud valmis olnud loobuma sellest taevasest õndsusest ja mõne aja veel jätkama siin maa peal seda missiooni. Ja ma lihtsalt tõmbaks võib-olla meenutuse jälle sinna, et juutide ja tegelikult ka piibli. Kui me nagu oma prillid ära võtame, siis piibel räägib ka headest tegudest ikkagi väga palju. Et selles rikkas olla on nagu Jumalale meerepärane sõna otseses mõttes Jumala
au on selles, et meie armastame teineteist ja et meie hoolitseme teineteise eest ja et me hoolime, et jälle tulles tagasi selle suulise traditsiooni juurde, et lõpetuseks siis nagu kuidas nüüd juudid ütlevad, on see, et Dorcas siis või Tabita lõpetas oma elu veel pikki aastaid hoolitsedes nende leskede eest ja ütles, et suri suures rahus ja rahulduses, nii nagu oliivipuu, mis palju vilja on kandnud Jumala kojas. Et nii ilusti nad oskavad ju ütelda. Aga mõte ongi selles, et ta ei jäänud poolikuks. Ma arvan, see on hea mõte. Et see õunapuu ei jõudnud ainult tooreste või selliste asjadeni, see oli küll hea, aga see ei olnud veel see täis õitsemine, mis selle inimese jaoks oli loodud. Et ma arvan, et Jumala au tuleb väga esile selles, kui keegi on täiesti oma rollis ja kannab selle nagu lõpuni välja. Ja see ei ole enda jõust, vaid see on Jumala arm nagu. Ta oli kingituseks sellele ühiskonnale. Just. Tegelikult Jumala and ühiskonnale. Ja kui ta oleks ära saanud röövitud enneaegselt, siis see ühiskond oleks ka kannatanud. Mõlemad pidi. Ja ma arvan, et Tabita lugu võiks väga julgustada neid, kes tunnevad, et nende and ongi oma kätega midagi teha, et kes ka võib-olla vaatavad meie tänast saadet ja mõtlevad, oi, minul küll niimoodi jutt ei jookse ja mina küll ei suudaks nii pikalt rääkida nii väiksest lõigust piiblis. ja võib-olla kogudustes ka eriti, kui meil on selline protestantlik hästi sõnakeskne traditsioon, et ikka nagu püünel ja esil on need, kes on väga osavad kõnelejad, aga et tegelikult see heade tegude olulisus ja ollagi nagu julge selles kutsumuses ja teenimises ja mitte ennast ka maha teha, et oi, et ma ei ole suurem asi kõnemees või midagi, vaid et just kui sul on and oma kätega teha, siis teeni Jumalat sellega ja Jumal kindlasti kasutab sind selles teenimises ja teeb võib-olla palju rohkem kui mõne läbi, kes jutustab väga hästi. Ja, absoluutselt. Jutul ei olegi mõtet, kui Kristus ei tule sellest esile, et tegelikult kõik jutt on ainult selleks, et tema mees esile tuleks. Ja, amen, ütleks mina selle peale ja ma olen väga tänulik, et ma sain teiega täna sellel teemal rääkida, sest tunnistan ausalt, ega isegi ei ole jõudnud kõiki neid saladusi ja sügavusi enda jaoks varem niimoodi läbi mõtestada, nii et aitäh sulle, Hele-Maria, et sa tulid ja jagasid. Tahaks soovida ja paluda sulle tõesti õnnistusi sinu tulevastesse tegemistesse ja eriti sinu pere üle ka palume õnnistust teie kogudusele. Ja Külvi sulle samuti suur tänu. Ja rõõm. Kohtume taas teiega, head vaatajad, juba järgmistes saadetes. Seniks aga lugegem piiblit ja hoidkem üksteist Jumala armus, armastuses ja tehkem palju häid tegusid ka. Olge hoitud. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest.